See, mis praegu toimub, on lihtne ja jõhker. Iraanil on halb seis, ta on nurka surutud ja maksab vastasseisu eest kõrget hinda. Samal ajal püüab meedia, kes veetis nädalaid Donald Trumpi rünnates, seda kurnatust varjata. Et mitte tunnistada, et Valge Maja pikaajaline strateegia on tabanud režiimi elutähtsaid punkte. Sel neljapäeval 2026. aasta 16. aprillil on märgid avalikud. Ekspordid on peatatud, mereväe surve, uute sanktsioonide ähvardus, pihta saanud infrastruktuur ja läbirääkimised on pingelised. See on tegelik olukord, ülejäänu on poliitiline ilustamine. Meedia, mis otsustas Donald Trumpi kritiseerida, käsitles rünnakut Iraani vastu kui kontrolli kaotust, seiklust ja ettekuulutatud läbikukkumist. Aga faktid hakkasid seda narratiivi ümber lükkama. Reuters teatas, et Iraan peatas tähtajatult kõik naftakeemiatoodete ekspordid pärast olulistes keskustes nagu Asaluie ja Mashhar saadud kahjustusi. See ei ole tehniline detail, vaid märk sisemisest kriisist. Kui režiim peatab ekspordi, et eelistada siseturgu ja vältida tooraine puudust, tähendab see, et olukord on tõesti tõsine. Sektor eksportis umbes 29 miljonit tonni aastas, väärtusega ligi 13 miljardit dollarit. Associated Press kirjeldas seda muutust kui üleminekut avalikust sõjast varjatud sõjani, kus ähvardatakse panku, ettevõtteid ja Iraani naftaostjaid. Eesmärk sai selgeks: kärpida tulusid, piirata marsruute, tõsta vastupanu hinda ja sundida Teherani läbi rääkima ilma võitmatu suurriigi poosita. See on strateegia, mitte improviseerimine. Kus Iraan seda lööki kõige rohkem tunneb? Merel, riigikassas ja energias. Reuters teatas, et Ameerika Ühendriigid on juba blokeerinud liikluse Iraani sadamatesse ja sealt välja ning 14 laeva on sunnitud taanduma. Samal ajal teatas Peter Raksett, et Ameerika Ühendriikide väed on valmis taas ründama elektrijaamu ja energiarajatisi, kui režiim kokkulepet ei aktsepteeri. Samal ajal hoiatas Washington, et Iraani naftaostjad võivad sattuda teiseste sanktsioonide alla. Ja miks see jätab meedia haavatavaks? Sest osa kajastusest püüdis müüa pilti Trumpist kui isoleeritud juhist, kellel puudub lahkumisplaan, samal ajal kui Iraani tegelikku nõrgenemist ignoreeriti. Isegi Associated Press märkis, et demokraadid kritiseerisid sõjakulusid ja strateegilise selguse puudumist. Teisisõnu, meedia rääkis strateegia poliitilisest kokkuvarisemisest. Trumpil jätkus võimalusi surve avaldamiseks, mida Iraani-meelne meedia eelistas pehmendada. Nad eelistasid pehmendada asjaolu, et režiim juba peab läbirääkimisi halvemates tingimustes. Reuters teatas, et Washington ja Teheran hakkasid arutama mitte suurt lõplikku kokkulepet, vaid ajutist memorandumit, et vältida uut pingete eskaleerumist. See juhtub seetõttu, et erimeelsused tuumaprogrammi osas on endiselt suured, aga ka sellepärast, et Iraan on liiga suure surve all, et pidada pikka sõda ilma kasvavate kuludeta. Tugev režiim ei kiirusta ajutise kokkuleppe poole, kui tema eksport kannatab. Tema meretransport on takistatud ja tema majandus muutub haavatavamaks. See tähendab järgmist. Iraanist on saanud ülemaailmse ebastabiilsuse tegur. Ja see ebastabiilsus pöördub nüüd režiimi enda vastu, sest mida rohkem konflikt takistab marsruute ja tõstab energia hinda, seda suurem on rahvusvaheline surve Teherani ohjeldamiseks ja tema väljapressimisvõimaluste vähendamiseks. Veel üks punkt, mida kiirustav ajakirjandus püüdis varjata. Kahju ei ole ainult väline. Reuters teatas, et Iraan suudab vaid lühikest aega taluda naftaekspordi täielikku katkestamist, enne kui peab tootmist vähendama. Tuutmain oli umbes 3,5 miljonit barrelit päevas. See näitab, et režiimil ei ole strateegilist tegutsemisruumi, vaid sõltuvus. Ja sõltuvus sanktsioonide, blokaadi ja sõjalise ähvarduse all on nõrkus, mitte tugevus. Kui valitsus peab valima siseturu kaitsmise ja ekspordi säilitamise vahel, siis propaganda kaob ja reaalsus astub uksest sisse. Nädalate kaupa eelistasid paljud kommentaatorid rünnata Trumpi, selle asemel, et tunnistada Iraani režiimi olemust. Nad käsitlesid pealetungi kui Ameerika Ühendriikide liigset käitumist, kuid vähendasid tähelepanu revolutsioonilisele kaardiväele, tuumasurvele ja Hormuzi väina poliitilise relvana kasutamisele. Nüüd, kui naftakeemia eksport on peatatud, ähvardavad uued sanktsioonid, mereblokaad, esialgsed läbirääkimised ja reaalne oht uutele rünnakutele energiatööstuse infrastruktuuri vastu on üha raskem toetada illusiooni, et Iraan on kindel ja Trump on omadega hädas.
faktid räägivad vastupidist. Lõpuks on keskne küsimus selge. Mis juhtus? Trumpi pikaajaline strateegia survestas Iraani seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. Sest Valge Maja mõistis, et režiimi nõrkuse paljastamiseks ei piisanud ainult retoorikast. Oli vaja mõjutada tulusid, logistikat ja reageerimisaega. Meedia, mis toetas, vabandas Teheraani välja või pisendas selle tegusid, ründas Trumpi. Kui vaadata kogu pilti, siis tegelikult on diskrediteeritud just see sama meedia, sest Iraanil läheb tõesti halvasti ja selle märke ei saa enam vaiba alla peita.